Tervist! Mõtle korraks. Kas sa oled kunagi mõelnud, et ajaloo kõige murrangulisemad sündmused on peaaegu alati tulnud täiesti ootamatult? Just sellest me täna räägimegi. Võtame ette Nassim Talebi raamatu Must luik ja proovime aru saada, miks me tuleviku osas nii lootusetult pimedad oleme ja kas sellega annab üldse midagi peale hakata. Alustame ühe looga. Lugu räägib kalkunist ja see kalkun on veendunud, et on elus täielikult aru saanud. See pealtnäha lihtne lugu peidab endast tegelikult ühte hiiglaslikku ja varjatud viga selles, kuidas me kõik kogemustest õpime. Kujutame nüüd ette selle kalkuni elu. Päev-päevalt. Esimesel päeval ilmub inimene tuiduga. Väga tore. 100. päevaks on see juba harjumus. Kalkun mõtleb, et see inimene on ikka tõeliselt usaldusväärne. 500. päevaks on asi selge, ma olen siin täiesti kaitstud. Elu on hea ja mis peamine, täiesti etteaimatav. Ja siis 1000. päeval on tema usk oma turvalisusesse absoluutses tipus. Absoluutselt miski ei saa ju valesti minna, aga järgmine päev on tänupüha. Ja siin ongi selle kalkuni saatuslik viga. Ta ajab segamini tõendeite puudumise ja puudumise tõendamise. Teisisõnu, ta arvab, et kuna midagi halba pole juhtunud, siis midagi halba ei saagi juhtuda. Ja just see pime ala takistab ka meil nägemast suuri elumuutvaid sündmusi. See toobki meid Talebi põhiidee juurde. Must luik. Nimi tuleb vanast uskumusest, et kõik luiged on valged. See oli tõestatud fakt 1000 aasta jooksul, kuni Austraaliast leiti must luik. Ja see üksainus avastus lükkas ümber kogu senise teadmise. Must luik ei ole lihtsalt mingi haruldane sündmus. Ei, sellel on 3 väga spetsiifilist omadust. Esiteks, see on totaalne üllatus. Täielik erand, mida keegi ette ei näinud. Teiseks, selle mõju on ekstreemselt suur. Ja kolmandaks, ja see on kõige kavalam osa, pärast sündmuse toimumist hakkame me kõik endale rääkima, et tegelikult oleksime pidanud seda ette nägema. Me leiame seletusi ja muudame selle tagantjärele loogiliseks. Mõtle korraks. Ajalugu ei liigu ju edasi sujuvalt ja aeglaselt. Ajalugu teeb hüppeid. Just sellised ettearmatamatud tohutu mõjuga sündmused on need, mis meie maailma päriselt vormivad, mitte need aeglased ja etteaimatavad muutused. Olgu, aga kui need sündmused on nii olulised, siis miks me oleme nii uskumatult halvad neid ette nägema? Talebi sõnul on põhjus selles, et meie aju on justkui sisse ehitatud teatud kriitilised pimealad. Vaatame nüüd lähemalt 3 kõige suuremat mõttelöksu, mis takistavad meil ootamatusteks valmistada. Esimene neist on narratiivi eksitus. Meie aju lihtsalt armastab lugusid. Me otsime igalt poolt lihtsaid põhjused, tagajärgi ja seoseid ja see paneb maailma tunduma palju korrarämesema ja ennustatavamana, kui see tegelikult on. Teiseks, vaikiv tõendusmaterjal. Me ehitame oma arusaama maailmast üles sellele, mida me näeme, edulugudele, aga ajalugu mattab enda alla kõik ebaõnnestumised, kõik kaotajad, kõik riskid, mis ei tasunud ära. See annab meile reaalsusest ohtlikud, moonutatud pildi. Ja 3. on plotonism. See tähendab, et me ajame kaardis segi reaalsusega. Me loome endale ilusaid puhtaid mudeleid ja kategooriaid majanduses, ühiskonnas ja hakkame siis uskuma, et maailm toimibki täpselt nende mudelite järgi. Me lihtsalt ignoreerime kõiki neid räbaseid ja keerulisi detaile, mis pilti ei sobi. Eriti huvitavaks läheb asi siis, kui saame aru, et need mõttevead ei mõjuta kõiki meie eluosasid ühtemoodi. Ja Talebil on selle seletamiseks geniaalne viis. Ta jagab maailma 2. Ühel pool on keskpärase maa, seal on asjad, keskpärased ja etteaimatavad. Võtame näiteks inimeste pikkuse. Kujuta ette tuba 1000 inimesega. Kui sinna astub sisse maailma kõige pikem inimene, kas keskmine pikkus muutub oluliselt? Ei, peaaegu üldse mitte, aga teisel pool on äärmustemaa ja seal muudab üksainus vaatlus kõike. Kui sa lisad sinna samasse 1000 inimese sekka maailma kõige rikkama inimese, siis mis juhtub keskmise rikkusega? See lendab lakke. See on täiesti teine maailm, hoopis teised reeglid. Ja siin ongi asja konks. Meile meeldib mõelda, et me elame turvalises keskpärase maal, aga tegelikult kõik suured ja olulised asjad tänapäeva elus, rahandus, tehnoloogia, kuulsus, ideede levik, kuuluvad ettearvamatusse äärmustemaale. See kõik võib kõlada päris hirmutavalt, eks? Aga Talebi eesmärk ei ole meid hirmutada. Vastupidi, ta tahab meile anda uue, võimsama mõtteviisi. Niisiis, kuidas elada maailmas, mida domineerivad mustad luiged? Lahendus ei ole see, et me peidame ennast hirmust ära. Asi on selles, kuidas olla ebakindluse keskel targem ja vastupidavam.
ja see illustreerib hiilgavalt Talevi põhinõuannet. Esiteks, lebi sellega, et ennustamine on aja raiskamine. Keskendu selle asemel valmisolekule. Teiseks, ära muretse tõenäosuste pärast, mida sa ei suuda niikuinii hinnata, muretsed tagajärgede pärast, mida sa saad mõõta. Ja kolmandaks, võta kasutusele midagi, mida ta nimetab kangi strateegiaks. See tähendab, et sa väldid seda riskantset keskteed. Sa oled samaaegselt ülikonservatiivne ja üliagressiivne. Sa paned näiteks 90% oma varadest üliturvalise kohta ja selle ülejäänud 10% teed väga riskantseid panuseid. Niimoodi oled sa kaitstud suurte kaotuste eest, annad endale samas võimaluse tabada üks positiivne must luik. Lõpetuseks on siin küsimus sulle. Kui me tuleme tagasi Kalkuni loo juurde, siis mida me sellest õpime? Maailm ei ole nii turvaline ja etteaimatav, nagu tema uskus. Kui me tunnistame oma pimealasid ja aktsepteerime äärmustemaa reaalsust, siis me saame lõpetada kalkuniks olemise ja hakata valmistama ootamatusteks, mis iganes need ka poleks.